Tere tulemast Musta Kassi Taro kanalile. Täna jätkame seda inglinumbrite teemat järgmise numbriga. Kas te olete kunagi märganud kella vaadates, et seal on tihti samad numbrid 12, 12, 14, 14, 19, 19, 23, 23 või olete vaadanud auto numbrimärke ja märganud seal sarnaseid kombinatsioone kolmest numbrist, kas on 666, 777, 999. See ei ole lihtsalt juhus. Need on korduvad numbrimustrid, mille kaudu kõrgemad jõud, inglid ja universum meiega räägivad. Inglid on kohal ja tulevad meie tähelepanu millelegi juhtima. Vaatame siis, mida see tänane number räägib. Tänane ingli number on 1111. Mul ei ole kahjuks selle numbriga kaarti, aga ma räägin ikkagi temast, sest see number on üks minu lemmiknumber. 11.11 kella peal on täiesti fantastiline, kui ma seda näen, aga ma räägin temast nüüd lähemalt. See number on sõnum inglitelt, et te olete õigel teel. Olge oma mõtetega ainult ettevaatlik, kuna universum täidab rekordkiirusel teie soovid ja mõtted. Number 11.11 on selge märk vaimsest ärkamisest ja uute uste avanemisest. Seega olge valmis elumuutusteks ja usaldage oma sisetunnet. Inglid tuletavad teile meelde, et te olete väärtuslik just sellisena, nagu olete, ega pea kellegi heakskiitu ootama. Armastage end sellisena, nagu olete. Kui näete seda numbri kombinatsiooni kellal, on see inglite vihje. Mõelge positiivselt ja soovige midagi. Inglid aitavad teil ka enesehinnangut tõsta, et mõistaksite, et ei pea kellegi meelepärane olema ega ennast kellegi pärast muutma. Olete unikaalne. Ainueksemplar siin maa peal. Hinnake ennast just sellisena. Pöörake tähelepanu unenägudele, mida näete. Kui teil ärgates unenägu meeles on, siis pange see võimalusel kirja. Tihti me ei pane neid numbreid tähele, sest oleme liiga hõivatud oma mõtetega tööle, kodule, millel iganes ja ei märka midagi, mis ümberringi toimub. Number 1111 või kellaaeg 11.11 on kiirtee Jumala juurde, inglite juurde. Universum panebki tähele, kuulab meie mõtteid, et kuna ta on minu lemmiknumber, siis ma ütlen seda, et nii, kui ma seda numbrit märkan, siis ma alati tänan. Ma tänan universumit, ingleid, Jumalat selle eest, mis mul on. Ja siis ma midagi palun. No sellepärast, et minu meelest on see otsetee Jumala juurde, et see minu palve jõuaks hästi kiiresti sinna, ilma igasuguse järjekorras ootamiseta. Ja siis seal Jumal otsustab, kas mulle on seda vaja või inglid otsustavad, kas mulle on seda vaja või ei ole vaja, sest nemad näevad seda pikka pilti, nemad näevad kaugele, nemad teavad ka neid lepinguid, mida ma võib-olla ennem, kui ma siia maa peale elama tulin, sõlmisin taevas. Et mis on see minu elu ülesanne ja mis on need õppetükid, mida ma pean ennem ära õppima, kui ma siit lahkun. Et siis, ma ei tea, kas ma tulen tagasi paremana või ei tule üldse tagasi, see pole kindlasti täna oluline. Oluline on see, et inglid ei saa meile kõrva karjuda, nad saavad meile märke saata. Kui me neid märke ei märka, no ma loodan siiski, et peale neid ingli videote ja numbrid kombinatsioonide selgitusi hakkate ka teie elus rohkem lahtiste silmadega käima ja seda märkama, mis ümberringi toimub. Et tegelikult inglid saadavad meile neid märke ka mingeid muid, kellele kukuvad sealt suled jalge ette ja on ka muid võimalusi, kuidas inglid saavad meiega rääkida, aga nendest võimalustest ma räägin kunagi hiljem. Et täna oli siis selline kokkuvõte numbrist 11.11. Armastage ennast sellisena, nagu te olete, olge oma mõtetega ettevaatlik, et mõelge ainult positiivselt, kui te seda numbri kombinatsiooni märkate. No selge on see, et te seda ette ei tea, millal tema ilmub. Aga kui te juba olete teda näinud, siis kindlasti tänage universumit, ingleid selle eest, mis teil on. Ja siis soovige soov.
Ja teile soovingi väga ilusat päeva ja märgake enda ümber inglinumbreid, ingleid ennast ja olge te hoitud. Kohtume teiega järgmine kord.